Tervitus ka minu poolt. Mina olen Johanna Margaret Ojaots, olen 24, olen Pärnust ja olen lõpetanud siis eelmisel aastal 2017 Eesti Metodisti Kiriku teoloogilise seminari. Ja nagu arvata juba võite, siis minu teadustöö oli seotud teoloogiaga ehk usuteadusega. Ja minu töö pealkiri on eksortsism metodistlikus praktikas. Kohe räägime lähemalt, mida see tähendab, aga valisin eksortsismi teema sellepärast, et tundsin, et see on minu teema ja mul ei olnud plaan B-d. Ja ma nagu teadsin esimese kursuse lõpus, et ma tahan sellest teha. Ja eksortsism sellepärast, et piibli näited sellest on toonud mind küsimuse, et kas see on võimalik ka tänapäeval. Ja metodistlikus praktikas sellepärast, et metodistina, metodisti kiriku liikmena tundsin huvi ka metodisti kiriku õpetuse ja seisukohtade ja võimalike praktikate vastu seoses eksortsismiga. Ja minu töö on lähtunud siis eesmärgist selgitada eksortsismi asjaolusid kiriku ajaloos üleüldiselt ning selle rakendamist metodisti kirikus. Eksortsism tähendab siis sellist praktikat, mille käigus vabastatakse inimene kurjade vaimude või teemonite meelevallast või mõjutusest. Ja see on siis kiriklik praktika, mis tugineb piibli eeskujule. Ehk siis, kui me võtame lahti piibli, Uue Testamendi, siis me võime sealt leida väga palju juhtumeid ja näiteid sellest, kuidas Jeesus tervendas haigeid ja ajas vaevatutest välja kurja vaime. Ja Jeesuse tegevuses oli eksortsism edukas. See oli seotud tema messia meelevalla esiletoomisega. Ning synoptilised evangeeliumid rõhutavad, et Jeesuse vägi teemonite üle pärineb Jumalalt ja mitte kelleltki teiselt. Ja evangeeliumid ise sisaldavad siis tõendeid sellest, et Jeesuse nime kasutati tema eluajal ka tema jüngrite poolt eksortsismi sooritamisel, milleks Jeesus neile siis väe ja meelevalla andis. Ja alates kristliku kiriku tekkimisest on eksortsism Jeesuse nimel jäänud siis kiriku vaimulikuks pärandiks kuni tänapäevani. Ja eksortsismi mõiste tuleb kreekakeelsest sõnast exorkisein, mis tähendab siis välja ajama või välja manama või välja needma. Eksortsism kiriku ajaloos üleüldiselt on esindatud siis kahesuguse eksortsismi praktiseerimisega. On niinimetatud suur eksortsism ja on niinimetatud väike eksortsism. Ja nende kahe rakendusvaldkonna seos on väga üllatav, sest kiriku igapäevaelus neil justkui nagu ei olekski midagi ühist. Väike eksortsism siis ei eelda teemonitest vallatud olemist, see on sakramentaalse iseloomuga. See leiab aset ristimisliturgias ehk siis ristimistalituses, kus ristitav ütleb lahti kuradist ja tema tegudest. Ning lapse ristimise puhul teevad siis lapse eest seda tema vanemad. Ja väike eksortsism on tänaseni säilinud nii hästi siis luteri kui ka metodisti kirikutes ja samamoodi ka katoliku ja õigeusu. Suur eksortsism on indiviidi vabastamine mingisugusest konkreetsest teemonist. Ja neid kahte erinevat eksortsismi vormi omavahel nagu seostades on kirikuga seotud inimene
terviklikult kaitstud ja vabastatud teemonlikest rünnakutest. Ja me võime nõnda sõnastada, et väikese eksortsismi olemasolu kirikus aitab ära hoida suure eksortsismi vajaduse tekkimist, sest juba ristimisel antakse usklikule kaasa see kaitse teemonlike rünnakute eest ja iga ristitu eest palvetab kirik ka jätkuvalt. Ehk et tugevam ei ole mitte see kogudus, kes teistest rohkem teostab suuri eksortsisme, vaid see, kellel ei tekigi suure eksortsismi jaoks üldse vajadust väikese eksortsismi rakendamise tõttu. Metodistlik arusaam eksortsismist tugineb siis metodisti kiriku isa John Wesley rikkalikule teoloogiale ja pastoraalsele pärandile. John Wesley oli 18. sajandi anglikaani kiriku ehk Inglise kiriku preester, kellest sai siis alguse metodistlik liikumine, aga ta ise jäi oma elu lõpuni anglikaani kiriku preestriks, sest tema eesmärk ei olnud luua eraldiseisvat kirikut, mis hiljem siiski juhtus pärast tema surma. Ja Wesleyl oli väga selge seisukoht. Ta uskus reaalsesse kuradisse ja teemonitesse ning inimeste vajadusse saada vabastatud kuradi meelevallast, mis näitab seda, et ta hoidis kinni pühakirjast ja kiriklikust traditsioonist. Kuigi tema vaadet peeti 18. sajandi valgustusajastu ideede juures iganenuks. Ja Wesley oli ka palju isiklikke kokkupuuteid kurjadest vaimudest vaevatutega ja eksortsismi praktiseerimisega. Metodism toetub siis väikese eksortsismi puhul katoliku kiriku ajaloolisele liturgilisele praktikale, ehk siis metodisti kirik kasutab väikest eksortsismi ristimise liturgias, kus siis ristitav ütleb lahti kuradist ja tema tegudest. Ja metodistlik riitus The United Methodist Book of Worship sõnastuses on järgmine. Kogu kiriku nimel küsin ma sinult, kas sina ütled lahti vaimsetest õeluse jõududest, hülgad selle maailma kurjuse väed ja parandad meelt oma patust, ja ristitav vastab jah. Kuid suure eksortsismi puhul tuleb metodisti kirikus esile siis metodismile omane joon. Lähtumine siis individuaalsest usust ja pühakirjast ja täielikust usaldamisest Jeesusele Kristusele. Ja seetõttu ei koosta metodisti kirik täpseid juhiseid piiratud rituaaliga, vaid kõige tõsiduse ja distsiplineerituse juures on avatud pühavaimu juhtimisele ja inspiratsioonile sõltuvalt siis olukorrast. Ja nagu seda on näha ka siis John Wesley eeskujust ja metodisti kiriku antud juhistest eksortsismi situatsiooni puhul. Metodistliku kiriku teoloogilised ja vaimulikud kogemused seoses eksortsismiga on väärtuslikud kõigile kristlastele ja konfessioonidele oikumeenilises läbikäimises. Ehk siis metodistlik arusaam eksortsismi praktiseerimisest on kasulik teistele. Näiteks ma olen oma töös kirjutanud katoliiklikust praktikast, kus siis on nagu range rituaalide järgimine, ja baptistide olukorrast, kus nad enamasti, mitte alati, kuid enamasti väldivad täiesti eksortsismi teemat. Ja nelipühilaste praktikast, kus eksortsismi praktika on siis selline hästi entusiastlik ja spontaanne ja intuitiivne. Ja metodisti kirikut tuleks mõista siis kui via mediat, kesktee. Ehk siis
On olemas traditsioonilised kirikud nagu katoliku, õigeusu, luteri ja on olemas mitte nii traditsioonilised kirikud nagu baptisti, nelipühi, vabakogudused ja nii edasi. Ja metodisti kirik jääb nüüd nende kõikide keskmesse, olles see vahepealne kirik ning seda siis ka seoses eksortsismi praktiseerimisega. Ja metodism ei ole selles mõttes kallutanud ennast ei ühte ega teise äärmusesse. Ja tänapäeva oikumeenilises suhtlemises võimaldab siis metodistlik via meedia positsioon ühendada seoses eksortsismi mõistmisega nii hästi kiriklikku sakramentaalset poolt kui ka seda evangelikaalset ning nelipühilikku lähenemist. Ja metodism võtab tõsiselt karismaatilise liikumise eesmärke, aga jääb ise kiriku traditsiooni ja teoloogilise põhjendatuse juurde ning pakub sellega siis tasakaalu. Ja teades teiste kirikute praktikat, on metodistlik praktika seoses eksortsismiga siis kui via meedia ehk kesktee, mille läbi võib teisi kirikuid rikastada, kas või siis näiteks väikese eksortsismi näol, sest mitte just kõik kirikud ei kasuta väikest eksortsismi ristimise juures. Ja aitäh kuulamast! Suur aitäh! Küsimusi publiku seas? Aitäh põneva ettekande eest. Mul on 3 küsimust tegelikult. Ma võtan siis nad järjekorras, et esimene küsimus oleks see, et vähemalt kui sa rääkisid eksortsismist, et mul tuleb kohe pähe see, et mis ohud oleks nagu seoses eksortsismiga. Võib-olla on täiesti vale arusaam üldse sellest sõnast eksortsism, aga eksortsism. Jah, et mul kohe tuleb meelde televisioon ja mingid horrorid ja mingid sellised asjad. Ja ohud... No kõige suurem oht, mis on see, et vaevatu eksortsismi käigus võib lihtsalt ära surra. Aga kindlasti võivad esineda krambid, karjumine, mingi, ma ei tea, imelik väänlemine, siis näiteks näo mingi veider moondumine, sellised imelikud nähtused. Siis teine küsimus ongi see, et kas antud juhul sellest vastusest lähtuvalt ka, et kas ei ole nagu äärmuslik, et sellised asjad saavad olla? Kas ei ole nagu, ma saan aru, et kui võtta nagu religiooni eetikast lähtuvalt, siis on nagu okei, aga kui me võtame mingist muust eetikareeglitest või moraalireeglitest lähtuvalt, siis me võiksime hakata küsima seda, et kas meie maailmas on kohta sellise asja jaoks? Kindlasti on kohta, kui silmas pidada seda, et vaevatud inimene soovib saada vabaks oma piinadest ja unustasin ära, mis ma tahtsin öelda. No selles mõttes eksortsism ei tule ette iga päev ja seda kaalutakse erandjuhtudel. Ja sellega ollakse väga ettevaatlik. Ja siis mu viimane küsimus on see, et kui ma sain õigesti aru, siis pahad vaimud ja kõik teemonid on sinna alla kuuluvad. Et mis need teemonid siis põhimõtteliselt on? Et ma saan aru, et kui ma vaatan mingit USA versiooni sellest, vähemalt nii palju, kui ma olen aru saanud, sellest võib-olla on täiesti valesti aru saanud, on sinna alla kuulutatud peaaegu kõik, mis vähegi puudutab tänapäeva kultuurinähtuseid, alla see, et kas sa oled homoseksuaalne või mitte ja kõik sellised küsimused, mis on nagu meid puudutavad igapäevaeluselt juba nii poliitiliselt kui ka mittepoliitiliselt, et kui palju need sellised küsimused üldse sinna sisse kuuluvad? Mina nüüd oma töös konkreetselt ei ole uurinud selliseid demonoloogilisi küsimusi, et
kes need teemonid siis täpselt on või kust nad tulevad. On igasuguseid oletusi, et kas nad on langenud inglid, kes on nagu saatanaga koos siis langenud või on nad mingid kolmandad olevused. Seda ma ei ole kahjuks uurinud. Ja sellest lähtuvalt ma ka ei lasku sellesse praegu. Kas on veel küsimusi tekkinud? Aitäh, et siin sa just loetlesid päris hirmsaid tagajärgi, mis võib juhtuda, et kas see on rangelt vabatahtlik või võib siis ka näiteks kedagi kirik otsustada, et sunniviisiliselt viiakse eksortsismi läbiviimisele? No sunniviisiliselt selles mõttes ei saa. Inimene peab ise tahtma vabaks saada nendest. Ja kui seda vastu inimese enda soovi nii-öelda teha, siis piibel ütleb selle kohta, et selle inimese lugu saab olema veel hullem, kui see ennem oli, et see sama kuri vaim, kes temas oli, tuleb tagasi, võtab kaasa 7 veel hullemat ja asi läheb hullemaks. Veel küsimusi? Aga väga huvitav teema ja meil tõesti ei ole varem Talvaakadeemias vist sellist teemat olnud. Nii et suur aitäh! Aitäh!